Ma ei teagi, miks ma otsustasin seda päeva filmida, sest et õhtu lõpuks ausalt öeldes oli selline tunne, nagu ma oleks ühe päeva jooksul elanud mitu eluaega. Teades, et selline kihvt äge portaali päev on, ma tundsin, et ma tahan kogu päeva lihtsalt olla tühjuses, olla lubamises ja näha, millist maagiat päev loob. See päev kutsus mind täiega vabanemisesse. See kutsus mind täiega lahti laskmisesse, et kas ma olen nõus lahti laskma ja samas ka vastu võtma. Kas ma olen valmis nägema ja otsa vaatama sellele tõele, mis päriselt mind mitte kuidagi ei toeta ja kas ma olen nõus selle kõik vabaks laskma. Pärnu on minu lapsepõlve kodu, see on minu sünnilinn ja siin on minu jaoks väga-väga palju mälestusi ja üks suur põhjus, miks ma nüüd tagant järele vaadates näen, miks ma pidin tagasi oma kodulinna tulema, on see, et just näha, kui palju ma endaga olen tööd teinud, kui palju ma nende aastate jooksul olen endast vabastanud ja lahendanud ja andeks andnud nii endale kui teistele. Need 8 kuud on mulle tõesti imeliselt näidanud, kui suure ja võimsa vabastamise ma endas olen teinud. Ja siin hetkes ma veel ei teadnud, et veel on vabastada. Aga ja nii tore on näha, kuidas koht, mis kunagi hoidis endas minu jaoks nii palju valu ja mälestusi ja pisaraid, on nüüd transformeerunud täiesti uueks imeliseks linnaks, kus on nii palju loodust, kus on nii palju imelisi kohti, kus käia, mida nautida, mida kogeda. Pärnu on küll minu jaoks täiesti uus linn. Ja siis järsku sain ma ühe kõne. Ma sain 2 kasti täis minu mälestusi, minu ema mälestusi, minu vanaisa mälestusi ja minu enda lapsepõlve mälestusi. Mingi osa minust sai hästi võimsa ühenduse oma esivanematega. Sellega sai ka üks väga suur, väga avardav ja äratav kogemus lõpetatud. Üks väga suur peatükk sai lõpetatud. Ma tunnen, et tegelikkuses miski suur sellest hoopis avanes
endiselt on veel veider ja kurb, kuid mul on hea meel, et see vabanemine just sellel päeval toimus. Et kõik see, mis veel viimse juureni pidi vabanema, sai vabastatud.